Tere hommikust ja tere ilusat alanud nädalat. Meil on käes esmaspäev ja ma olen lihtsalt iga päev mõelnud, reaalselt iga päev, et täna peaks vlogiga alustama ja siis kell on kuskil 2 päeval ja ma saan aru, et ma olen enamus oma toimetused juba ära teinud, nii et jälle lükkan seda filmimist edasi, aga ma mõtlesin täna, et vahet ei ole, et ma juba tund aega tagasi ärkasin, me ikkagi alustame selle videoga, sest teate mis, seda ideaalset aega ei tulegi. Igal juhul, täna on siis, nagu ma ütlesin, esmaspäev, Miku läks tööle, kell on 9:27 ja mul on veel täiesti hambad pesemata, ennast korda tegemata, aga sõin just hommikusöögi, Marta on söönud oma pudru ära ja me kõik magasime täna sisse, mis tähendab seda, et meie pere ärkas 8:20. Kuigi tavaliselt on meil olnud väga karm kord, ehk siis Marta ärkab iga hommik 7:30 või kui ta läheb uni ära, siis isegi enne seda, ehk siis kuskil 6:50. Ja Marta on siin viimased ööd maganud meil terved ööd, ehk siis läheb 8-st magama ja ärkab kuskil 6-7 paiku. Täna ta ärkas 5:53, tahtis süüa ja siis enam ei osanud magama jääda, nii et tund aega jaures ja siis lõpuks jäi, nii et Lutti viskas ka paar korda välja suust. Et muidu ta on nagu väga kenasti meil maganud, aga meil oli suht crazy nädalavahetus. Laupäeval oli siin mampside brunch ja töötuba ja meid oli kokku siis 13 koos minuga ja see oli väga vinge selline hommikupoolik või noh, me kogunesime kell 11 ja mõni ärkas seal 5:30, nii et tema jaoks oli ilmselt juba pool päeva läbi. Me sõime koos brunchi, ma terve reede vaaritasin ja valmistasin ette ja ostsin lilli ja proovisin siin teha võimalikult hubaseks ja mõnusaks. Ja kõik need naised, kes siia kokku tulid, on lihtsalt nii ägedad ja mul on nii hea meel, et just nemad leidsid oma tee siia. Kuigi ma ütlen ausalt, ei olnud väga kerge seda osalejate arvu täis saada, aga ikkagi nägin vaeva ja promosin palju seda üritust, tegin videosid ja igasuguseid meeldetuletusi, nii et me saime ikkagi täis selle osalejate arvu, mille üle mul on nii hea meel, sest ma oleks ju niikuinii teinud seda preppi. Vahet ei ole, kas mul osalejaid on 6 või 12, et ma niikuinii ju valmistan korralikult ette selleks, nii et olgu siis neid juba maksimaalne võimalik arv, aga jah, 12 oli täpselt siuke paras, ma arvan, et rohkem ei olekski mahtunud. Ja tagasiside on olnud ülivõrdes ja väga paljud teist tahavad, et ma teeks veel, nii et andke mulle teada, kas ma peaks äkki tulema kuskile linna, kus te elate, et kas me saame mingi mampside pundi kokku näiteks või ma teen jälle enda pool, et tegelikult ma olen täiega praegu tuhinas ja peaks ära kasutama seda võimalust, nii et andke mulle palun häid ideid ja häid mõtteid, kas ma võiks äkki kuskile teie kodulinna ka tulla, kui teil on selline 10-12 naist, kes hea meelega teeksid küünalde töötuba ja miniseepe ka. Ehk siis pilveseepe saab teha ja ükservikuseepe ja minisüdameseepe ka. Ja kallikene, kas sul on kopp ees siin istumisest? Läheme nüüd siis Martaga vannituppa, peseme mul hambad ära ja sätime natuke valmis päevaks, et täna on mul vaja üks tellimus teele panna ja siis 13:30 on meil füsio vastuvõtt ka. Ja 6 aega tagasi oli meil viimati füsio ja siis füsio ütles, et järgmine kord näeme, et siis ta raudselt käputab juba, vaata. Või et võiks käputada. No ta ei käputa. Ta oskab nagu istuvast asendist minna küll sinna justkui käputamisasendisse, et käed on sirged, on ja, aga see vatsake lihtsalt vajub varu kiiresti vastu maad, nii et käputamisest ei ole siin majas haisugi. Ja, lähme peseme hambad ära, eks? Aga Martsu on jätkuvalt väga nunnu ja ei oska jätkuvalt sellest pudelist juua, kuigi alguses oskas. Aga nüüd unustas ära selle oskuse. Reaalsus vannitoas praegu siuke, kuivati ajab lihtsalt üle ja ma ei ole jõudnud pesusid sorteerida. Also jah, pesude sorteerimine on praegu mu elu suurim probleem, nii et võite aru saada, mis skaalal me hetkel oleme. Pigem on väga rahulik praegu, stabiilne. Marta oli reede vastu laupäeva mamma-papa juures ööseks. Mina sain teha kõik ettevalmistused ära ja mul oli võimalus magada ja puhata, aga nagu te ilmselt isegi aru saate, siis ma olin nagu nii elevil lihtsalt laupäeva osas, et ma ei suutnud magama jääda. Ja siis ma lihtsalt olin terve öö põhimõtteliselt üleval. Täiega kujutasin mingi stsenaarium endale ette, et ma ei tea, keegi tuleb kohale või kellelegi üldse ei meeldi või noh, ma ei tea, täiega mu aju lihtsalt nii hullult genereerib või et toitu jääb puudu, et äkki ma peaks ikka juurde minema ostma keset tööd, on ja võrratu asi on ikka see ajukene. Mis sa pullid? Marta lemmikasi on ennast peeglist vaadata ja peeglit katsuda, nii et enne saab iga päev peeglit puhastada. Jah.
aga ma teen seda rõõmuga, ma üldse ei vingu. Aga üldjoontes Marta on väga asjalik. Appi, mis suhe mul on. Ja meil läheb väga kenasti. Ja tegelikult ma mainisin teile siin ühes vlogis ka, et mul on jõhker välja kasvunja. Nagu 7 kuud pole käinud juuksuris. Ja nüüd ma neljapäeval lähen juuri triibutama üle 7 kuu ja ma olen väga elevil selle osas juba. Mul just meenus uuesti, et täna on esmaspäev, nii et ma pean endale neid pesulehti juurde tellima Medironist. Ma loodan, et need veel on ja võib-olla Martale ka midagi nunnut tellida. Muidu, kui need esmaspäevad olid, siis ma ju imetasin öösiti, siis ma olin kogu aeg 2-3 paiku öösel üleval, sain oma asjad ilusti ära tellitud, aga nüüd ma enam ei imeta. Seega on suur tõenäosus, et mu lemmikasjad on juba ära ostetud. Nii, kuna täna ei ole juuksepesupäev, siis paneme kuiv šampooni. See hakkab mul otsa saama, aga õnneks mul on üks pudel seda veel. Nüüd peab selle korralikult sisse masseerima, et mingit efekti ka oleks. Aga see on tõesti mega kaua mul juba vastu pidanud, ma arvan mingi pool aastat ikka. Kuigi tõele au andes ma olen päris tihedasti juukseid pesnud ka, ma pesen üle päeviti. Või kui mõnikord on nagu väga lappes seis, siis ma pesen iga päev, aga seda pigem harva. Aga kui ma olin ära sünnitanud, siis järgmised 2 nädalat ma lihtsalt hiistasin nagu nii rämedalt. Ja no see on vist suht kõigil nagu universaalne probleem kõigil naistel, et ma käisin nagu hommikul, lõunal ja õhtul pesus. Nii et ma pesin mõnikord nii hommikul kui õhtul juukseid, sest ma lihtsalt olin nagu täiesti läbi vettinud lihtsalt. Aga õnneks see aeg on nüüd möödas. Mul on mingid koledad punnid see tekkinud, nii et need saame ka peetikreemiga ära peita. Ja siis mul on hakanud siia mingid tundlad kasvama, nagu tugevamad tundlad, mida sirgendajaga ka välja ei saa, nii et ma panen juuksed patsi ja siis mul on lihtsalt siin mingi selline moodustis. Ja, niimoodi me pahandame füsio juures ka. Ma loodan, et täna nagu ei pahanda niimoodi. Viimast 2 korda ta on full pahandanud ja mul on nii piinlik olnud lihtsalt, sest seal on veel teisi lapsi, kes ka võimlevad. Võtame lihtsalt hetke, et imetleda neid ilusaid tulpe. Seda ilusat Kardesti päevakimpu, veel ühed ilusad tulbid siin, veel ühed kasvavad ilusad tulbid, mis me kogudusest saime eile naistepäeva puhul. Ja siis, mis Miku tellis minule ja Martale naistepäeva puhul. Väike koomik on kiigus. Väike koomik, sest emme peab tellimuse ära pakkima. Ja haagu! Hii! Ma andsin tegelikult selle tähekese sellepärast kätte, et kui see hoog jäi väiksemaks, siis ta tahab midagi nagu närida alati. Aga noh, see on nii ohutu, et ei juhtu sellega mitte midagi isegi hoo pealt, on ju? Aga tavaliselt ma hoo peal niimoodi ei anna. Ja, Martsu! Emme pakib tellimuse ära, eks? Tegin endale sükse väikse stationi siia valmis. Mul on karbis siis kõik vajalik pakkimiseks. Ja esimese asjana, kuna see pastakas on nagu keelpastakas, see tähendab seda, et see vajab kuivamist. Siis ma tellisin ka uued kaardid, ehk siis iga paki sisse ma kirjutan käsitsi kaardi, sest ma olen väga tänulik nende tellimuste eest. Ja, sellised nunnud kaardikesed siis. Ja samuti ka tellimuse sisse läheb siis 1 sarviku miniseep, taga on siis selline kleepsuke ka, nii et ma pakin tellimuse valmis. Nii, kaartikene läheb siia kaasa. Seebikene samamoodi ja tegelikult peaks mingi kommikesega otsima. Marta juba täiega jaurab ka igal juhul. Niimoodi ta läheb ja siis ma panen siit mullikilega veel peale, et ikka ilusti terve püsiks see pakikene. Siis teen pakisildi ja siis me lähmegi Martaga tiirule ja viime selle paki ära ka. Marta saab maailma kõige kannatlikuma preilitiitli. Nii ilusti praegu ootas ära, kuni ma pakisildiga ära tegin, aga tegelikult oli suht kettas juba jauras tõega. Kes siin on? Grifu ja Kemsu. Kas need on sinu lemmikud või? Panen endale pikemad riided selga ja õues on lihtsalt nii ilus päikesepaiste. Ma juba nägin, ma olen nii elevil, et minna jalutama ja lihtsalt see täidab mu südant, kui on reaalselt ilus ilm. Kuidagi 100 korda rohkem lihtsalt motti tegeleda asjadega, millega on vaja tegeleda. Kui on vihmane rõve ilm, ei viitsi. No näete, niimoodi ta läheb ilusti ära, on ju. Ja siis hakkab minema roomama tõrende peal näiteks ja siis kõik tuua juba astumaad. Lähme tahapoole kallis, siis on see raskus, kes on natukene rohkem jaotunud. Ja kohe panem riidesse, lähme jalutama, okei? Kus on Marta? Kus on Marta? Siin! Kus on Marta? Kus on Marta? Siin! Marta, mis sa räägid, et sul enam nii väga okset ei tulegi või? Väga harva tuleb nüüd üles, on ju? Kõige! Siin sa oledki! Musirull! Joo! Ma olen jälle fluksiga väga palju paremaks läinud.
Aga võib-olla võikski nii olla, et kui laps hakkab varsti juba 9-kuuseks saama, siis võikski refluksiga natuke parem seis olla. Kuku! Siin sa oledki! Kas lähme tiirule? Juhuu! Juhuu! Marta, kuidas käib? Jaa, plaks! Marta õppis plaksutama. Plaks. No lähme siis. Ilmselgelt unustasin kaamera kaasa võtta, aga siin ma olen. Lähme viime paki ära. Marta ei mõtlegi vist magama jääda, aga pole hullu. Meil ongi täna veits see graafik nihkes, sest märkasime hommikul hiljem, aga igal juhul jalutame ja panen pakki teele ja siis jalutame nii kaua, kuni Marta tuttu jääb. Täiega kaif filma praegu ikka, aga ma võtsin termose kaasa, ma vist lähen kahvesse, võtan ühe matcha, kuigi ma pole üldse matcha girli, aga seal on üks ülihea matcha, nii et seda ma tahan. Marta jäi ka lõpuks magama, kell on 11.11, nii et siis tund aega hiljem kui tavaliselt jäi tuttu. Marta magas 20 mintses, mis ma jätsin vankri seisma ja siis ta ärkas. Siin on minu Red Velvet matcha, mis on mega hea, nii et hakkame siis jooma. Nagu ma rääkisin, mulle mingid tundled siin täiesti omapoliliselt kasvavad. Igal juhul ma julgesin vankri seisma jätta ja siis Marta ärkas ülesse, aga pole hullu. 20 minutit tund on ka päris hea. Ja Liivi sünnal õppisin, et matšat ei tohi juua kõrrega, sest muidu sa jood selle vetika maitselise matša sealt põhjast ära ja siis see magus osa, mis on mõeldud nagu selle maitse pehmendamiseks, see ei jõuagi sulle siis keele peale. Marta vaikselt chillib. Ma pean kodus vaatama, kuidas neid rihmasid saab reguleerida. Need on nii pinges praegu, et ma ei saanudki talle panna neid rihmasid praegu peale. Aga niikuinii kavatsesin taga jalutada terve aeg ja mitte silmist lasta. Kui kohvi tellisin, siis ka jälgisin, et oleks ilusti seal vankris sees. Võt, aga jalutame koju ja mis seal ikka, hakkame esmaspäeva pakkumisi vaatama. No nii, pudel incoming. Tšau! Kas sööme? Kemsu käis just tervitamas meid. Griffon, tule ka! Kas Griffon? Griffon! Läksid kaklema vist kontorituppa. Joo. Marta jõi just 240 milli piima. Kas kõht on täis nüüd? Kodanikul on mängutuju nii kauas, kui ta näeb, et mamps kuskile liigub. Siis on vaja kohe näha, kus ma läksin ja ma tegin just Medirani tellimuse ära. Tellisin neid pesuribasid juurde ja nüüd ma hakkan oma matšat hävitama. Ühe käega suht raske muidugi lahti teha seda, aga sain hakkama. Igal juhul Marta toimetab ja ma tellisin need pesuribasid, siis mingeid neid Yoku vannitoa ja üldpuhastusvahendi. Siis kuna suvi on suht ukse ees, siis tellisin Martale päikesekaitsesprei, sest kreemi ma elu sees ei viitsi talle seal määrima hakata, kui on vaja kiiresti panna päikesekaitse peale, nii et see sprei tundus päris aus lahendus. Ja siis jah, pesulehti ja siis neid pesupärleid ka Ocean Breeze ja Sea Breeze, mega lemmiklõhnad. Seega esimene eesmaspäeva tellimus tehtud ja nüüd ma nägin, et Laureni ehted on ka -25% ja ma ütlen teile, ma olen neid nillinud nii ammu ja mulle on nagu väga raske kinkida mingeid ehteid, sest ma tegelikult kannan nagu võrdlemisi harva ja kaelakeed ma üldse ei kanna, aga ma tahaks täiega abielusõrmust panna kaela, et kui ma välja lähen näiteks, et siis on nagu ilus süke kaelakee ja sõrmus seal küljes, nii et äkki ma vaatan mingi kaelakee endale, sest see, mis ma paar nädalat tagasi Expressionsist ostsin ja küsisin teinende käest, et no, et see on vist universaalne suurus, et see sobib mulle ka, vaatas, ta oli mingi ja siis see oli nagu joker mul lihtsalt nagu ülipingul siit niimoodi. Nii et noh, selle ma pärandan siis kunagi Martale. Ma arvan, ma tellin endale mingi ilusa kaelakee ja ühed Laureni kõrvarõngad ka, sest see naine lihtsalt oskab asju teha. Või antud juhul siis disainida. Ja kullake. Jehee! Ja oled siuke rõõmupall või? Tegelikult on isegi hea, et ta magas nii vähe, sest siis me lähme ikkagi enam-vähem nagu päevakava järgi ja nüüd 13.30 on meil siis järgmine asi, ehk siis me lähme füsiosse võimlema. Proovisin ühe koomikuga koos vaadata neid ehteid. Kuule sina, need ostetakse vahepeal ära ju. Ja sa tahad ise valida emmele. Päts. Ja kallis. No vaatame siis koos, aga sa pead laskma emmel vaadata. Marju. Vidid. Nii, ühel kodanikul tuleb siin püree aeg ja tundub, et ma ei saa mingeid
kaelakeesid endale, sest et ma panin juba selle õige lehe kinni muidugi, aga ühesõnaga need kaelakeed on muidu mingi 45 sentimeetrit ja seesama Joker, mille kogemata ostsin endale kaelakee pähe, oli ka 45 sentimeetrit, nii et ma ei tea, mu kael on meesterahva kaela jämeduna vist, ma ei tea. Püree soojendamise ajaks andsin vist suvalise asja kätte, tühi mahlapakk. Ja oli lõbu kui palju. Aga nüüd, Marta, hakkame kibekähku sööma, sest me peame minema füsiosse. Täna on menüüs macaroni cheese meal with beef. Oh yeah, baby! Käed juba tantsivad. Jaa! Nämmu! Jaa, kas nii maitsev on või? Marta on nagu veits pirtsutama hakanud. Ta on seda aprikoosi ja õunapüreed nagu varem ka söönud, aga nüüd teeb hullult tapud nagu. Noh, mida? Mida, Marta? Kuule, mis nagu siit sa teed? Võimlemas käidud ja nüüd lähme koju magama. Ifu magab oma pesas üle pika ja polegi näinud, et see on magaks. Ja Martsul tuleb toiduaeg, mis tähendab seda, et toidukombe läheb selga. Ja tund. Martal on toiduaeg. Ja tund, kallike. Jänku. Ja Kaisu mommi. Ja tuntipu. Kell on 14.21, ehk siis põhimõtteliselt kohe, kui me füsiost tagasi jõudsime, siis ma võtsin tal villakombe ära ja panin tudukombe ja nüüd ma panin sellest voodisse ja oleneb päevast. Mõni päev ta natuke jaurab, jääb ise magama, mõni päev jaurab ja on vaja minna Pepula patsutama. Aga reeglina ta keerab ennast kõhuli või külili ja tegelikult ta oskab jääda ise magama, aga mõni päev lihtsalt on natuke süke rohkem junni, nii et siis tuleb minna aidata teda. Aga ma ootan paar minutit ja siis lähen. Igal juhul füsiost ta lihtsalt nagu suht terve aja jonnis ja ma ei tea, õrus silmi ja süke hästi viril, aga võib-olla sellepärast ka, et meil oli kõrval ka üks väike armas tüdruk, kes täiega nuttis ja ta ei saanud ühtegi harjutust teha, sest tal oli täiega nagu halb päev. Aga Martaga ikkagi mingid harjutusi saime teha ja tegelikult ta nagu oskab seal istuvast asendist käputama minna küll, aga lihtsalt see kõht nagu vajub vastu maad, aga täna me saime isegi niimoodi, et ta ei pannud kohe kõhtu vastu maad, vaid ilusti püsis seal käputamise asendis, mis on päris suur võit. Ja nüüd õnneks meil on 2 järgmist nädalat ka siis füsioajad paigas. Vot, aga mina tahan hakata vaatama Roaldiga haiglas, see on siis tema mingi uus saatesari ja eelmine kord oli siis Roaldiga vanglas ja see oli nii põnev. Võib-olla keegi pole veel näinud ja tahab vaadata, siis ma täiega soovitan. See oli väga-väga hästi tehtud. Ja siis ma söön oma, ma ei tea, mitu päeva vana kana šampinjoni orsot, sest mul on kõht räme tühi. Ja siis ma peaks oma lilled ka tegelikult ära värskendama, ehk siis otsad ära lõikama ja uue vee panema ka. Sest mõnikord mul on need kardesti kimbud isegi nagu mitu nädalat püsinud, kui ma mingid närtsindõied vahepeal välja võtan. Ja tundub, et sel ajal, kui ma teiega rääkisin, siis Marta juba suunduski ise unemaale, mis on super, sest et siis me oleme ikkagi enam-vähem graafikus 14.24 ja ta saab magada siis 2 tundi, ehk siis 16.24 äratanud ülesse. Kujutage ette mu pettumust, kui ma istusin maha, avasin uue Heavenly virsiku maitselise, mis by the way on banger. Söön oma sooja kana šampinjoni orsot, avan teleka. Ainult selleks, et näha, et Roaldiga haiglas alustab täna õhtul. Aga kell on 3 ja ma tahan seda praegu vaadata. Appi kui kurb. Ma ei tea siis, mis ma vaatan. Kui Marta oli väiksem, mingi paarikuune, siis ma vaatasin iga päev tundide viisi telekat, sest et ma lihtsalt imetasin mingi iga tunni aja tagant põhimõtteliselt on ju. Või noh, üks imetamine lõppes, siis oli natuke vahet, siis hakkas juba järgmine, nii et ma lihtsalt kõik mingid märgatud Eestis, mingid Taavi Libe saated, kõik vaadatud, kõik uudiste saated, ma olin kõigega kursis. Ja nüüd ma jõuan heal juhul paar korda nädalas üldse korraks telekat vaadata, sest kui Marta on ärkvel, siis me ei pane telekat käima ja lihtsalt nii on see olnud ja ilmselt jääb ka suht pikalt nii, et me ei taha, et ta nagu niisama mingit telekat või mingit suvahelisid peab kuulma. Milline imeilus ilm. Ja mina lähen emakaga jälle vähi sõeluuringule. Arstil käidud nagu naksti, 15 minutit ja ma olen nüüd kodus. Käisin vahepeal poes, võtsin porgandit ja bataati juurde ja siis tükelsin siia lillkapsa, paprika, bataadi ja porgandi ja küüslaugu. Siis lugesin chatile ette, mis mul olemas on. Ta ütles mul retsepti kokku panna. Sibula praen eraldi, ehk siis karamelliseerin ja lisan juurde, et oleks eriti hea maitse. Siin on kõik biojäätmed ja siin on Marta ja mängukaaslane Issi. Keemsu on kuivatis, väga normaalne. No, Martsu, mis te mängite siin? Sul tuli meelde, et emme on ka kodus või? Emme, no tubli, tule. Ja, tule. Noh, väga hästi. Noh. Kõitu maha. Vaata seda.
Isi tõi uue kella, millega mängida. Spordikella. Jämmo! Hopsti. Oi, kui maitsev on see kell. Nii juhtub, kui Miku läheb korra puid tooma. Kriifu! Pikkene. Issi läks kuuri. Kriifu. Ken sul jätkuvalt kammib. Ta arvab, et siin on mingi putukas ja juba mitu korda hüppas siia üles välja, aga siin ei ole tegelikult kedagi. Joo. Mis sa näed? Mis on, kallis? Saba käib. Mina scrollen siin Gold Time'is, vaatame kõrvakad endale jätkuvalt. On päris nunnud. Küsisin chati käest ka ühe kõrvakapõrgad. No, pigem pole minu stiil. Kus on Marta? Siin. Kus on Marta? Siin. Kus on Marta? Siin. Kuni väike Milli päästis krokodilli, ta andis talle hapukool. Väikene Milli päästis krokodilli, väikene Milli päästis krokodilli, väikene Milli päästis krokodilli, väikene Milli päästis krokodilli. Sauna Antsu laulu paluti ka. Oota, võtamegi. Väike saunamees, saunasus paksu metsa sees. Ants oli väike saunamees, saunasus paksu metsa sees. Hundid, karud käisid seal, rebane istus lauda peal. Hundid, karud käisid seal, rebane istus lauda peal. Rebane istus lauda peal, rebane istus lauda peal. See on Erki Hüvale. Erki Hüva, legend. Uku, kas tõesti sina? Tere hommikust! Tere hommikust, Marta! Kell on 8, mingi 40 äkki või? Pole oma kella vaatanud. Igal juhul mina ärkasin umbes 10 minutit tagasi nagu lõplikult, aga tegelikult sai mitu korda ärgata ka kuskil 6 ajal, kui Miku muga rääkima hakkas, et Marta ärkas, aga ta magas nii tublisti terve öö jälle ja ma käisin ainult kell 12 talle lutti otsimas või uut lutti viimas, sest ma ise ka ei leidnud seda enam pimedast. Ta oli vist kuidagi enda kõhu alla need 2 öölutti sehkerdanud. Ja sinust räägin, kallis. Ja miks tal praegu lutt suus on see, et ta on päris viril olnud, sest ta ilmselt tahaks juba uuesti magama minna, aga see ei saa kahjuks, sest muidu su päevakava läheb tuksi, Marta. Ehk siis ma hoian teda reaalselt 10 üleval ja siis saab tuttu minna, sest muidu meil läheb päevakava kuidagi väga lappe ja see tähendab seda, et siis ta magab nagu päeval rohkem ja läheb õhtul valel kellaajal magama, sest viimased 6 aega on tal läinud nagu iga õhtu kell 8 ja see toimib meie jaoks väga hästi. Seega me ei tahaks nagu midagi muuta. Aga no ongi, et kas sa valid selle, et sul laps ärkab öösel, toidad ta ära ja ta magab sul hommikul 7:30 või ta magab terve öö ja ärkab hommikul 6. Ma pigem eelistaks seda teist varianti. Aga jah, hommikud on Miku peal, et paratamatult, kuna Miku käib tööl, siis mina olen ju Martaga kodus ja mina temaga selle suurema osa ajast veedan, nii et siis hommikud on nagu nende kvaliteetaeg ja see on meil siiani päris hästi toiminud. Lihtsalt Miku arvab, et ma tahan ka hommikul ärgata, aga mina pigem ei taha. Ma tahaks magada nii kaua, kui saab. Et selles mõttes viimase hetkeni ikkagi, kuni Miku uksest välja läheb, et siis ma särkan üles, kui need tõesti peab, vaata. Et ma ei ole üldse hommiku inimene jätkuvalt. Aga sinu nimel võin küll olla, kui sa tahad. Kas võtame lutu ära? Kas nüüd on natukene vähem viril olla või? Ja nii head mänguasjad. Üks päev meil käis sõber Luka külas ja siis talle tõin selle beebipürni välja, siis panin selle mänguasja sinna ka ja Marta ei ole seda nii ammu näinud, et
tal on jälle põnev sellega mängida. Aga meie tänane päevaplaan on päris põnev. Me lähme külla Bertale ja tema tütrele, ehk siis me nägime lusikapeol ja Berta on mind Instas jälginud ja siis ta kirjutaski, et kuule, et võiks nagu teha midagi koos vaata ja ma olen 100% nõus. Ma tahan täiega suhelda teiste empsidega ja ma tahan Martale leida sõbrannasid, nii et me lähme neile külla kella 11 paiku ja siis ma arvan, seal koha peal ma ei julge filmida, aga sinna minnes kindlasti ma filmin ja sealt tulles ma pärast muljetan. Aga jah, päris lahe, siuke väike playdate on meil plaanis pärast Marta esimest tund. Sindi, sa üldse salaja filmid, sa saad kohe aru, kui ma sind filmin, jah? Marta leidis issile pühendatud raamatu. Joo, saabustika kass! Niplist kinni, Marta, aia! Joo, kallis. Jah. Sa oled väike koomi. Jah. Mis sa räägid? Kuivati taustal teeb normi häält, aga see asi, mis ta nina peal siin on, ühesõnaga ta ei luba mul väga nagu küüsi lõigata, on ja see on alati siuke mingi korralik taidlemine ja siis ta üks hommik, kui me teda piisavalt kiiresti voodist välja võtnud, siis ta kliimustas oma nina selle terava küünega ja siis oli... Jah. Jah. Ja siis tuligi nina, läks katki niimoodi, on ju. Mõnus on see, et Marta on super viril, aga kell on alles 9:13. Nii et sul on omajagu aega veel, Martakene. Ja, pead vastu pidama. Ma andsin talle mingid suvalised asjad siia mängimiseks. Ja endale teen kohe hommikusööki, aga vaadake. Lõikasin neile oma kimpudel otsi ära ja nad näevad nii ilusad välja. Ja tulpe värskendasin ka reedel ostsin, et täna on siis teisipäev. Nii ilusti on säilinud veel. Kes otsib bängerlaulu lapsele, siis see on päris hea ja minu meelest päris naljakas sõnum ka. Meeldib! Nii, hommikuks siis pasteedivõiku, siis siin on avokaado munamöks. Avokaadod jäi lihtsalt brunchist järele, nii et ma tegin sellest ühe määrde ja siis prosciutto crudo sink jäi ka sellest töötoast jälgi. Kell on 9:23, nii et veel natuke vaja vastu pidada, Marta. No nii, laulud päässin meid välja, ehk siis 9:57. Tubli, Marta, kas lähme tuttu? No nii, mõmmu ja jänksu. Hea tund, kallis. Näeme 45 minuti pärast. Martal on tutuaeg. Hea tund. Kas kurbus tuli peale? Jääme tutule. Tutuaeg on. Jaa, tutuaeg. Jänksu ka siin. Vaata, jänksu tahab ka tuttu minna. Lähme koos jänksuga tuttu. Joo. Tubli tüdruk. Mämm. Uino väike tiibuke. No võt, mõni päev ta uinub paremini siis, kui ma seal kõrval ja patsutan ja mõni päev siis, kui ma tulen ära. Et kui ma ära tulin, siis ta siuke 30 sekundit veel võib-olla natuke jauras ja siis jäi täitsa ise tuttu. Pidasime 10 vastu. Halleluuja, 10:06 siis jäi magama. Minul on vaja nüüd panna mässu konteinerile uus kilekott ja ma mõtlesin, ma lihtsalt näitan teile, kui lihtsasti see käib ja kui väikse vaevaga saab oma vannituba hoida haisu vabana. Siin on siis konteineri gaas on ju ja siin on see kassett, mida me oleme algusest peale samana kasutanud. Me ei ole uusi kassette ostnud, kuigi tegelikult saab nagu neid kassette niimoodi uuena ka osta koos selle kilesisuga siis, aga ma ütlen ausalt, ma ei ole näinud pointi. Et eks ta nagu veits vigarik on. Mässud sisse pannes peab seda alust kinni hoidma, kui seda siin keerad või surud mässud sisse. Aga üldiselt toimib väga hästi, pole mingit teemat olnud. Ja need sisud ma tellin siis Temust. Lihtsalt nii palju odavam tuleb sedasi. Äkki ühe selle kilekoti hind on mingi euro või 2.
Siis tõmban selle siit niimoodi välja, on ju. Tegelikult võiks sellega peale panna, siis on juba natuke lihtsam. Ühesõnaga, see asi siin on natuke vibalik, on ju. Nii, me teeme kilekotti siis välja poole. Surume selle siit läbi, paneme kaane kinni. Ja siis see kilekott tuli meil siia poole. Ja nüüd ma teen siia sõlme. Ja siin on 2 kohta nüüd. See on kääride märk ja näiteks kui sa tahad, ma ei tea, ei ole messukonteener veel täis saanud või ei ole kilekott otsa lõppenud, on ju, ja tahad, ma ei tea, poole pealt lihtsalt ära lõpetada ja õue viia selle, siis lõikadki selle siit katki ja siis seod alt kinni ja viid prügikasti. Aga põhiline on ikkagi see pool siin, et see sõlm, mis sa tegid, läheb siia taha nagu kinni. Ehk siis siit hakkab kogu see värgendus jooksma. Kui seda sammu ei tee, siis see asi ei toimigi. Et mina väga mitu õpetust pidin vaatama ja seda näidati vist ainult ühes videos, et see läheb siia taha kinni nagu. Paneme siis selle siia peale ära. Ja ongi uus sisu valmis. Ja meil ongi täpselt 2 mässut siin vaja ära visata. No nagu ma mainisin, siis see tuleb lahti vahepeal, on ju. Igal ma surun sisse ära ja teen nüüd selle ringi siia peale ja siis surun jälle uuesti, et saaks järgmised mässud siis pärast sisse panna. Nii, natukene ärkame. Ärkame, kas oli hea uni või? 51 minutit. Ma hakkasin sättima ennast, siis mul läks veits kauem aega. Tšau, kallikene! Kas oli hea uni või? Emme tõmbab rulood üles. Kas nii valgeks läks tuba või? Kas lähme teeme ühe piimakese? Oi, mis randid sul näos on tibu. Nii hea uni oli ju. Mul õne. Ja, kallis. Ossa, mis mul siin silmade all toimub. Igal juhul me käisime Bertal ja Elli külas ja nii tore oli, nagu tõesti instaalist imeline koht ja seal Berta mulle kunagi kirjutas, et võiks minna kas vankritirule või mingi playdate'i teha ja nii äge oli näha, kuidas nad Elliga koos mängisid ja nüüd ma juba väga ootan meie järgmist playdate'i, siis tulevad nemad meile külla. Ja siis me jalutasime Martaga natuke pikema tiiru ja tulime koju, sest et tal on nüüd see pikem uni, 2-tunnine uni ja mina naudin oma lõunasööki. Eile tehtud püreesupp, peal on murulauk, peekon ja röstitud kõrvitsaseemned, siis ciabatta ja või ja nüüd ma siis katsetasin seda ka ja see on nii hea, see pirni maitseline. Ja siin siis laupäevane browni, kus ma olen mingit tükki ampsanud, aga siuke väike magustoit siis ka. Martakene otsustas magada 1,5 tundi 2 tunni asemel ja ma olin just sättimas ennast unemaale, et teha uinak, sest ma kuidagi järsku väsisin nii ära. Ja siis Marta ehmus, meil naabrid lasid mingi pauga ukse kinni ja siis Marta kahjuks ärkas selle peale ja hakkas nutma. Ja siis enam ei uinunud. 1,5 tundi ta magas, siis ma andsin piima ja nüüd me mängime siin. Kas sind lõpuks hakkasid need klotsid ka huvitama, mis emme sulle tellis või? Ja mis sa imetled? Martal on täna jälle rohkem oksed tulnud ülesse. Eile oli juba väga rahulik ja üldse väga vähe on tulnud, aga täna on ikka päris palju jälle tulnud. Räägime nagu mees meega. Kus sa istud nii kõrgel? Kemsu! Kemsu tuli siia. Kemma! Mis sa räägid? Jah. Väga tähtis. Grifu tuli siia, Griffan. Grifu, oi. Marta on täiesti obsessed Grifust. Griffan, tuli siia. Grifu. Tuli siia. Joo. Griffan. Tubli tüdruk. Jaa. Ikka igaks juhuks kütu maha. Oi, kui ilus koss. Jah, sa tahad ka tulla pai tegema või? Grifu natuke kardab sind, see on natuke valju häälega. Ma hakkasin nüüd triikima, ma loodan, Martal on fine seal
üksinda mängida. Me vahepeal leiutsime talle siia selle IKEA mänguasja kasti ja siis kordamööda tõstame neid korve välja, et tal ei oleks kogu aeg samad mängukad ees, sest muidu tal ei ole põnevushetke. Nii et tõstsin praegult uued puhtad pesud siia peale ka ja siis vaatanegi, et mis vajavad trikkimist ja mis siis saavad lihtsalt otse kappi minna. Mina triin ja väike kodanik teeb pulli. Ei tahtnud enam maas olla, siis emme tõstis su söögitooli, jah? Sina tahad ainult sinuga tegeletakse, jah? Aga vaata, ems peab triikima natukene, on ju? Mis sa räägid, musu? Läks, jah? Me nägime küll, mis sa tegid. Kuule, kirjelda seda seriaali, mis me vaatama hakkame. Ei ole ju liiga saiko. See Runaway või? Jah. Mingid asjad, plott, no ta ei ole mingi maailma parim sari, on ju. Nad on nagu päris põnev mingi nagu... Head näitajad on minu meelest. Jaa. Nii et Netflixist Runaway, kui keegi tahab mingit uut seriaali. Pigem meeldib, on ju? Jaa, Griffule ka. Grifule meeldib ja Kemsule ka. Kemsu on seal käppad on üle ära niimoodi. Oi. Noh, päris okei vaadata nagu. Ja. Ja vahepeal mina tudusin ja siis läks Marta tuttu ja nüüd siis magas Miku ka. Natuke. Nii et proovime nüüd reaalsusesse tagasi tulla. Veits nagu pilve sees on. Aga varsti lähen uuesti tuttu või noh, ma lähen. Jah. Kusjuures üks soovitus. Prismast ostsin need mega head. Tere hommikust. Ilmselt te märkate, et ma olen öösel pannud ise pruunistajad peale. Ja ma veel ei ole seda maha pesnud, sellepärast see ongi üliintensiivne praegu. Aga teate, kui palju enesekindlust annab juurde päevitunud nahatoon? See on lihtsalt ebareaalne ja minu jaoks on täielik enesekindluse boost. Nii et ma lihtsalt pidin seda tegema, kui ma oleks veel kulmud ka jõudnud ära värvida, see oleks super olnud. Meie läksime eile 7:30 magama, Marta läks mingi 7:30 juba, sest ta oli nii retsilt väsinud ja siis ta sõi ikkagi öösel kell 4. Muidu ta on meil maganud need ööd. Lihtsalt kui neile graafik läks veits lappe, siis lihtsalt juhtus nii on ju. Nüüd ma keedan vett, teen talle piima ja tänane plaan on meil selline, et me lähme pärast esimest tudu hoopiski Frangule külla. Eile käisime Ellil külas, siis täna lähme Frangule külla, meie väike sõbrake. Nii et üliäge. Ma olen nagu, kui ma tean, et midagi on oodata päevast, siis ma olen täiega elevil. Ja see on nii äge, et lähme teeme väikse playdate'i jälle. Aga nüüd piimakene ja siis ma lähen pessu. Meil on praegu täpselt see faas, kus ma leian Marta sokke igalt poolt, nagu üksikuid sokke. Sest tal on vaja kõik jalast ära tirida, eriti kui piima sööb näiteks või kui lihtsalt mänguhoos avastab, et sokid on jalas, siis tulevad need ära. Aga ma õnneks tean ka, kus need teised paarid on, nii et siis saan need kokku viia omavahel. Ja, kõht on täis, mängutöö on hea ja me läheb käib pesus ära. Ma arvasin tegelikult, et ma pean Marta ennem ära toitma, siin on tema puder, aga ta oli suht rahulik ja nõus olema oma toolis ja mängima mingi suva asjaga, mis emps talle kätte andis. See on mingi kuuma alus ja siis ma ise söön oma hommiksöögi kiirelt ära. Mingi uus paša kohuke, ma olen hea korra juba söönud ka seda, päris hea oli. Mitte midagi erilist, aga hea lihtsalt. Siis minu kohv muidugi, minu vesi, millega ma vitamiinid sisse võtan ja allergiarohu. Ja siis minu viimase aja obsession, eelõhtul snäkkisin neid lihtsalt nii mõnusad soolased. Olen ammu sihvkasid söönud. Pudruaeg ja kõik Marta kausid on pesus ja lusikad ka. Aga see on see uus lusikas nüüd, mis ma sealt paar päeva tagasi. Kas see on nii hea või? Selver Jaabet seest ostsin. Siuke pisike Selver ja seal oli soodukaga selline komplekt on ju. Päris hästi toimib. Sellega ta saab vist mingit hakata ise ka sööma. Marta on järgmisesti naeratab mulle, kui tema pudrukes sööb. No, linnupoeg. Kas meeldib? Mis need jalakesed siin siputavad? Väikesed jalakesed siputavad. Kas see aplaus hakkas tulema? Plaksu. Tubli tüdruk. Tänad toidu eest, väga õige. Peabki tänulik olema toidu eest, Martakene. See on privileeg. Tead seda? No? Kiitus kokale. Väga tubli. Kas vett joome? Võta kinni. Ettevaatlikult mitte sülle kõike musikene. Oih. Nüüd sai küll see podi kõik märjaks. No nii me õpime, on ju? Nii me õpime. Ja ma aitab siin natukese. Nüüd sa hakkad juba lollitama. Nüüd sa hakkad juba lollitama väga. Oi, väike klounike. Kodanik on suht viril on, nii et panin lihtsalt luti suhu ja
rahustasin natuke maha ja nüüd ma panen koti kokku. Siis me lähme teeme ühe pika jalutustiiru või noh, nii kaua kuni ta magab. Käime poes äkki ennem läbi ja siis võtan raamatu kaasa, nii et täna on üli super ilm. Võib-olla ma kuskil siis loen nii kaua raamatut, kuni ta tudub ja võib-olla pärast siis samamoodi teise une ajal. Tänane outfit on Sadu merch ehk siis 3 soovist viimane laul on siin selja peal. Minu kõige mugavamad Nike retuusid ja Sketchersi valged kossid lähevad jalga. Juhu! Marta veel ei maga, aga ühesõnaga, olen mingi 20 minutit jalutanud ja meil tuli nii armas paarik ennem vastu. Naine oli lapseootel ja siis ma alati nagu märkan neid pilke, sest ma mäletan, et me ise ka nagu vaatasime neid väikeste lastega jalutavaid vanemaid ja mõtlesime, et varsti on meil ka. Ja siis ma tunnen selle armsa pilgu ära. Nii et see oli siuke tore märkamine. Ja üleüldiselt ka ilm on jälle nii mõnus soe. Ma panin selle outfiti peale ainult selle tedijaki ja isegi sellega on nagu palav. Ma loodan, et see väike kodanik siin jääb ka magama. Ja siis ma saan minna kuskile istuma ja raamatut lugema. Vaadake neid sõbrakesi siin. Otsivad süüa. No täiesti kaif film ikka, vaadake. Vaadake vaid. Ja teine sõbrake jäi lõpuks magama. Martsu äskeldab ja emmed söövad jammid toitu. Mis Merru valmistas? Merru joob vett. Merru joob elueliksiiri. Ma ei tea, kuidas see vesi niimoodi mustaks läks nagu väga kuidas see juhtus? Ilmselt oli nii kaua külmapis. Väga veider. Väga veider. Siis maasud ja siis ma mõtlesin, et võiks sulatada tumedat šokolaadi siia juurde. See on nagu väike sniek. Ja Marta otsustas oma suurest pudelist juua 40 milli siis. Nii et ju siis ei ole nälgas. Jaa, mul ei ole aega siin mingit piima juua. Oi, kolli. Mis kelle järgi teil tudu on? 2 umbes. Näitab 15.50. Ois. Eksik hommikut. Käisime Merrul ja Frangul külas, oli väga tore, mängisime seal paar tundi ja nüüd on kell 14.30 umbes ja Marta jäi oma teise unne, magab umbes 2 tundi ja siis õhtul lähevad issiga ujuma, aga nii mõnsad magama ja ma otsustasingi, et ma täna veedan võimalikult palju aega õues, sest lihtsalt nii ilus ilm on ja ma tean, et toas ma hakkan igast scrollimisvärki tegema, nii et seda ma ei tahaks. Õues on kuidagi rohkem motti lugeda, seega ma kraabin jälle oma hea raamatu välja, ma näitan teile ka, mida ma loen. Ma ei ole veel seda nututa uneraamatut lõpuni lugenud, sest meil läks unedega nii kergeks, et ei näinud enam vajadust lugeda seda, aga mul on sinna veel paarkümmend lehekülge lõpuni veel lugeda ja nüüd ma olen lugenud seda Gottmani hästi toimiva abielu 7 põhimõtet. Kui ma teile paar blogi tagasi tegin hauli, siis see raamat oli ka seal. Ma olen nüüd lugenud mingi 40 lehekülge ja see on juba nii hea, sest see põhinebki päriselt inimeste peal läbi viidud uuringutel ja testidel. Et reaalselt oligi nagu suhtelabor, eks nad jälgisid, kuidas inimesed elavad oma igapäevaelu, paarid siis, ja kuidas nad omavahel suhtlevad ja konflikte lahendavad ja ühesõnaga nii põnev ja tõesti väga hästi kirjutatud raamat. Ja ma ei näe üldse, kuidas ma siit praegu paistan, kas mul on mingi pool nägu või ei ole, aga igal juhul ma loodan, et te vähemalt kuulsite, sest sõnum oli oluline, mitte pilt. Ja ma näitan teile, kui mõnusalt Marta siin uneleb oma väikses pesakeses ja me oleme tulnud Anne kanali äärde. Ja tegelikult enne Frangu poole külla minekut me olime ka, siis me istusime seal nendel punastel pinkidel, mis kiiguvad. Siis lugesin ka seda raamatut, aga nüüd on hoopis rohkem aega. Ma arvan, päris 2 tundi siin ei istu, aga tunnike ikka. Kuskil tunnikese lugesin raamatut ja nautisime ilma ja siis läks suht tuuliseks juba, nii et hakkame koju jalutama. Aga enne veel, mul jõudis Gold Time'i pakk ja ma ütlen teile, mul on räme pissihäda, aga ma lähen toon need kõrvakad ära. Ma olen nii elevil, appi. Nii ilmselgelt mul oli vaja juba tee peal see karp lahti teha, aga ma sisu veel ei vaatanud ja nüüd kodus kohe võtsin karbi lahti ja appi kui ilus. Siin peal on siis Lauren, ma saan aru, et see on tema käekirjaga nii-öelda tehtud, või noh, tema järgi siis kujundatud on ju. Nii äge ja tunduvad täiega ilusad, ma proovin kõrva ka. No loomulikult mu välimus praegult väga ei komplimenteeri neid kõrvengaid. Tegin lausa juuksed lahti. Vaatame siis, kas sobivad. Kusjuures pildilt need tundusid palju väiksemad, aga
väga äge ju. Paneme teise ka kõrva. Ma sain need soodukaga nii, et mingisugune 74 € vist oli. Muidu on 99. No kuulge, väga ilus ju. Ma olen nii rahul. Ja nüüd proovime siis seda teist paari ka, mis ma tellisin. Kusjuures nende Laureni kõrvakatel on hästi suured tagused, mis mulle väga meeldib. Ja suht suured on ka nagu need kõrvakad. Aga siis ongi hea, et sa tunned reaalselt, et sul midagi kõrvas, aga samas pole nagu liiga raske. Üliefektsed, ülilusad. Väga rahul selle ostuga. Nii, ja need teised on siis nüüd sellised. Nende täishind oli 48 € ja ma sain mingi 36 või midagi sellist. Halloo! Appi! Ma saan aru, ma peaksin rahunema, aga kujutage ette, et ma lähen homme juuksurisse, ma lasen oma juured jällegi heledaks teha, on ju. Ja siis ma löön ennast ülesse, me lähme reedel Kaisaga välja, kampusesse sööma ja siis ilmselt koju teleka ette. Aga lihtsalt apikene, ma nagu juba tunnen ennast nii palju paremini. Ma arvan, et see ka kindlasti mängib rolli, et mul on fake tan praegu peal, ehk siis ma niikuinii tunnen ennast palju enesekindlamana, aga ma olen nii rahul oma tellimusega ja nüüd oleks vaja veel mingit sellist kaelakeed ka juurde, et ma saaks oma abielusõrmuse ka kaela panna. Tšau, väike kodanik. Kas magasid 2 tundi ja 6 minutit või? Oli hea tudu? Jah. Võtsin oma Maximast ostetud toidumoona ka kaasa. Võtsin peekonit, mul pireesjuppe veel jagub, siis saab peekonit juurde teha. Ja see oli mingi haigelt hea hinnaga. Mingi lõpumüük 2,59 vist. Võtame ära, jah. Kas sa sooviksid avastada? See on sinu Aptamil. Väga õige. Väike boss. Lebos. Lebos, jaa. Ja varsti lähed ujuma. Ma ei tea, mis selle soenguga vahepeal juhtus. Mul on jah mingid tundlad kasvanud, nagu ma mainisin. Aga igal juhul Miku jõuab kohe varsti Tallinnast koju. Rong just jõudis ja ta tuleb rattaga siis rongimast koju. Ja siis nad lähevad ujuma, mida nad teevad iga nädal. Ja see on nii hästi Martale mõjunud. Nii, väike dinner. Väike seletav tibu. Miku on tagasi. Nii, kuna täpselt klappis, siis ma lähen 18.05 MyFit Bodysse ja paksin just kõik asjad kokku. Loodan, et said kõik asjad. Ühesõnaga, joogipudel, kossid, rätikud, puhas pesuvahendid ja let's go! Leidsin kotist Marta mänguasja. Esimese maailma probleemid. Ma tulin bussiga trennist koju, sest Miku ja Marta said varem valmis ja Marta on juba unes. Kell on 19.56, 3 minutit tagasi ja magama. Ühesõnaga, mul läks kauem ja mul oli kuidagi seekord nii raske trennis. Võib-olla sellepärast, et ma täna olen päeval teinud mingi 12 000 sammu ja kõndinud 8 kilomeetrit, mis kindlasti ei ole mu tavaline norm. Ma muidu päevas kõndin mingi paar tuhat, nagu üldiselt, aga tegelikult seda on väga vähe. Ja kui ma ei oleks täna nii palju kõndinud, siis ma oleks koju jalutanud trennist. Aga kuidagi see trenn võttis ka nii läbi mind. Kuigi ma käisin eelmine nädal samas trennis, sama kava, nagu ainult treener oli erinev, aga kava ja kõik oli nagu sama ja raskused samad. Aga lihtsalt nii raske oli. Ma ei tea, ma nagu pärast duši lihtsalt istusin enda kapi ees ja nagu vaatasin lakke. Proovisin mitte scrollida. Ühesõnaga, raske oli, aga tehtud ta on. Ma loodan, et ma saan äkki veel see nädal mingi hetk minna trenni, et 2 korda ikkagi nädalas saaks täis. Seda rütmi ma olen praegu hoidnud, aga pole ka hullu, kui ei saa, sest see nädal ongi natukene teistmoodi, sest Miku läheb homme Otepääle ja põhimõtteliselt tuleb alles pühapäeval tagasi. Kuigi nad tulevad nagu neljapäeva õhtuks veel korra ja siis reedel lähevad tagasi, et siis nad on pühapäevani meestega MK etapil. Igal juhul. Ma olen nii läbi ja pärast trenni, kuna mul oli bussinäega, siis ma käisin biomarketis ja ma nuusutasin seal Ben & Anna teodokkaid, kuigi mul ei ole vaja, sest ma just tellisin Wildi neid refill'e juurde. Aga Ben & Anna, kuna biomarket siis suht looduslik ka on ja väga hästi lõhnasid, eriti see pastellsete värvidega, siuke kirju, ma ei mäleta, mis lõhn see oli. Igal juhul see sama brändilt ma mõtlesin, et ma proovin seda kätekreemi, sest need käed siin on kuivad. Ja ma sain ämmalt seda hormoonidega kreemi, ma ei ole hästi jõudnud veel perearstile kirjutada, et ma tahaks ka seda sama retsepti. Meil nüüd lõpuks on e-perearstikeskus, muidu pidi nagu kivi ajal kirjutama meilil. Igal juhul selline näeb välja. Mida sa kriipad seal? Kus meil see VD40 on? Kas seal ehitusasjade juures ei ole või? Peaks olema selline, erilist lõhna ei ole, nagu halb lõhn ka ei ole, aga hästi õrn. Pidi olema intensiivselt niisutav, nii et paneme seda siis käele. Tundub päris mõnusa koostisega, päris kiiresti imendub sisse, no muidugi mul on väga kuivad käed ka, kuigi ma nagu kreemitan küll, aga teate, see külm õhk ja see, et nagu, no ei ole veel päris suvekraadid on ju, aga jällegi
ma enamus aega ikkagi õues praegult kindaid ei kanna, sest mul hakkab nii palav ja siis ma hakkan higistama ja see on lihtsalt rõve. Aga teate, see kätekreem on päris mõnus ja tal ei ole need mingid megavaata lõhnaaineid sees, nii et ta ei aja kipitama käsi, aga täitsa just imendub ja tõesti nagu väga okei, siukse loodusliku lõhnaga on ka. Siis järgmisena ma ostsin teed ja see on kummeli ja virsiku tee. Tundub väga mõnus. Ühe korra elus nüüd avasin õigest kohast siit. Nii, ja kuidas seda edasi tuleb avada siis? See tundub päris õige. Ma ei tea, ma ei oska neid pakendeid avada ikka. Igal juhul siuke tee. Siis natuke parem alternatiiv Reese's kapsidele. Ja minu lemmik lamuujäätis karamelli ja meresoolaga. And that's it. Mul läks kokku 17 €. Igal juhul see kätekreem on avokadooliga ja intensiivselt hooldav siis, nii et ma jätan ta endale voodi kõrvale, et enne uinumist siis panna kätekreemi. Also ma olen nii pissed off, nagu ma rääkisin teile, ma tulin bussiga koju ja nagu inimestest nii ebaviisakad, nagu keegi otseselt ei elanud seljas, on ju, ja noh, iga kell ma eelistan olla üksinda autos, sõita autoga koju, aga nagu väga mitmed inimesed tulid minu peatuses maha ja mingi naisterahvas lihtsalt oli oma suure koti pannud nagu keset teed ukse ette ja ta ei liikunud sealt, nagu me tahtsime kõik välja minna ja inimesed lihtsalt nagu, ma ei tea, mis Kreeka asendites pidid liikuma, et sealt välja saada ja see naine oli lihtsalt nagu pissed off nagu näoga, et umbes mida te tuletasid mööda. Nagu me tahame välja minna. Mida sa teed? Palun tule eest ära. Ma mäletan, kui mul oli veel bussidega sõitmise hiilgaeg, on ju. Siis, ja kui buss on rahvast täis, siis sa tuledki reaalselt igas peatuses astud sammu maha ja jälle sammu peale. Ma nüüd taastun sellest kohutavast kogemusest. Ma arvan, ma täna ei viitsi vist süüa hakata tegema, aga homseks mul on mõeldud muidu pasta. Noh, mis vorst on nüüd? Ei tule. Ma panen siia pärast see nimetuse, mul lihtsalt ei tule praegu, mu aju on täiesti ühises. Tere hommikust! Mulle toodi siia ühed armsad varbad. Kõige armsamad varbad maailmas. Bye! Bye, bye. Varvaste autor on siin. Lebomaster. Tšau. Mis see pussatad, Tibu? Jah, kõul ja selili või? Plaks ka vahepeale. Marta, kas sa magasid täna jälle 8:30 või? Kas sa oled väike unekott nagu emmegi või? Tere hommikust, väike jaurav kodanik. Hoidki kinni, siis siit tuleb haagu. Noh, mis sa maurad? Kas sa haridad ooperilauljaks või? Jah, haiguts tuli peale. Tõesti, plaksu haiguts peale. Sina tahad olla emmele võimalikult lähedal. No hakkame siis koos süüa tegema. Ja kallikene. Hommikuse siit üle pära panna kõigepealt, eks. Ja siis sõna, mis mulle eile meelde ei tulnud, oli chorizo. Aga ma panin selle juba ekraanile ka, nii et te juba homme teate. Väga piinlik. Ma ei tea, lihtsalt nagu ei tulnud meelde. Aga chorizo pasta jaoks on meil vaja küüslauku ja sibulat, päikese kuivatatud tomateid. Need on kõige soodsamad Selverist. Toidukoort või köögikoort, mis iganes. Tomatipasta ja pärast siis läheb peale parmesan ja kõrvale ciabatta. Ja tegelikult oleks hea mingi värske basiilik ka, aga teate, poodidest on väga harva saada ilusat basiilikut praegu. Nii et me ei panegi praegu basiilikut. Ja ikka klonidos. Pastat on ka vaja. Ilma selleta maru raske teha. Chorizo pastat. Mul ei ole aimugi, mis kell praegu on, aga ma teen selle pasta valmis, sest ma hakkan mingi 10 juba linna jalutama. Täna on jälle nii ilus ilm ja Olsma värvis neile kulme. Ja siin on mingi kohutav asi, aga ma teen ennast korda, enne kui ma linna lähen. Ma lähen siis juuksurisse. 10:45 on mul kaup siis Liivi juurde aeg. Teeme siit selle asjanduse korda. Ja ma lähengi juustuna, sest siis on nagu, noh, ta niikuinii peseb mul mitu korda pead. Ma teen lõunasöögi praegu valmis, sest et siis, kui Miku tuleb 10 koju, siis ta saab ka lõuna ajal süüa seda. Ja siis ta lähebki juba MK etapile, nii et ta venna naine Liisa tuleb tuduajaks kärutama Martsuga. Nii äge! Üks kodanik ei ole siin väga rahul, et mis mingit süüa teeb. Igal juhul mu pasta sai valmis, chorizo pasta ja ma panen selle nüüd karpi, et ma saaks selle juuksurisse kaasa võtta. Sest minu tavaline juuksurikülastus võtab umbes 3-4 tundi. Nii et ma siis panen endale toidu kaasa. Pidasime vastu Marta või? 10:02.
kas nüüd saab tuttu minna? Issi tuli koju, jah? Issi tuleb, võtab vahetus üle, läheb tudule. Igas suva asju ma lihtsalt vennale kätte anda, et saaks meikida. Aga halloo, tegin meigi, panin Laurini kõrvakad ja ma valmis minema juuksurisse. Tartus on täielik kevad, nii mõnus soe. Just üleöölist jõudis meile kevad kätte. Teate, mis me jäi mõtlema ennem? Kui naljakas kontseptsioon on see, et ma lihtsalt lähen külla inimesele, kes mind Instas jälgib ja YouTube'is ja kirjutab, et joo, meie lapsed võiks koos mängida, tule külla, ajame juttu. Ja nagu nemad tunnevad mind ainult minu YouTube'i videote põhjal põhimõtteliselt või Insta story'de põhjal. Ja siis ma mõtlen, et ma jagan oma elu päris palju. Nad tunnevad mind suht hästi vist, aga mina neid ju tegelikult üldse ei tunne. Nii et põhimõtteliselt ma ei tea kunagi, kellele ma külla lähen. Aga nad on alati olnud väga toredad inimesed. Nii et me vist järgmine nädal lähme veel ühele nii-öelda Insta sõbrannale külla. Aga see naine käis mul töötoas, nii et temaga oli väga tore jutustada ja ta on väga armas ja tore naisterahvas, nii et tal on vist 2 last. Nii et lähme järgmine nädal nendega playdate'ile. Nii leidis mult halli juuksekarve. Mida asja? Kohutav! Mis sa tegid, Marta? Appikene tõesti. Liivi pani mulle fooliumütsi pähe. Natuke mahu asja. Love it. Palju 2 tundi hiljem. Ma mõtlesingi, et palju meil läks. Vist palju juuksekarvu peas. Oma lõuna kaasas. No nii, 3 tundi hiljem ja uus mina on valmis. Staarjuuksed Liivi. Ma olen nüüd mõnda aega kodus olnud, aga ma ei ole lihtsalt filminud, sest mul kuidagi pea nagu valutanud ja selline veider olla. Ma mõtlesin, ma teen teile pisikese hauli. Nimelt ma käisin Kaupsis, esmalt siis juuksuris ja siis mul oli aega natuke shoppata ja täna oli Kielsil mingi soodukas Kaupsis, seega ma ostsin selle Ultra Facial näokreemi. Ma olen seda muidu ka kasutanud, paar potsikut ja siis vahepeal mingeid muid kreeme proovinud, aga see on tõesti väga-väga hea ja ma arvan, et see sobib nagu enamikele nahatüüpidele, et tõesti väga niisutav, väga mõnus. Ja siis ma sain sealt paar testit kaasa, sellise tootetestri ja siis veel sellised 3 testit. Nii et saan siis silmakreemiga ära proovida ja mingi UV-seerumi ja kehakreemiga ja siis Liivi pani ka mulle 2 testrit kaasa. Nii et väga äge ja nagu te aru saate, siis mu enesekindluse boost on olnud lihtsalt meeletu. Ma nii naudin oma seda heledat värvi ja et mu juuksed ei ole retsid välja kasvanud. Ja Martakene tahab ka midagi öelda, või? Kas tahaksid ka midagi öelda? Marta ei jõua homset ära oodata, siis saab mamma-papa juurde minna sleepoverile ja Emps saab Kaisaga lihtsalt kampusesse minna. Ma panin meile lauaeile kinni ja chillida, aga ma arvan, et ma homsesse teid kaasa ei võta, sest ma olen juba nii kaua vloginud ja seda materjali on nii palju. Ma eile tõmbasin siis kõik arvutisse ära, sest mu mälukaart hakkas täis saama ja see on lihtsalt ulme, kui palju võib üks inimene jäppida. Aga noh, see olen mina, nii et mis teha. Marta muidu magas oma teist tundi ilusti 2 tundi, siis ma äratsin ta ülesse kuskil 16:20, midagi sellist natuke ennem. Nii et siis ta saabki jälle kuskil 8 studiole minna. Ja mul tuleb vist Emps külla, Miku tuleb vist ka täna õhtuks koju Otepäält nagu tagasi ja siis läheb reedest pühapäevani, aga seda ma just juba rääkisin ka. Igal juhul ma võtan Vaikarit sisse, sest mu pea valutab ja proovime siis järgmised 3 tundi vastu pidada, siis on Martal uuesti uneaeg või noh, siis ta läheb ööunne, aga lihtsalt jah, kuidagi see, ma ei tea, väsimus ja peavalu ja siuke mõnus kombo. Ja kallis, sina oled nii musu. Martal sai nüüd õhtune puder söödud. Kell on 7 läbi ja me teeme ühe vanni, sest ma tean, et talle väga meeldib vann. Kuigi ta käis eile issiga auras ja üleeile tegime vist vanni, aga kuna tal enam kehal väga neid kuivi kohti ei ole, siis ma julgen ikkagi natuke rohkem juba vanni teha. Ja talle vesi väga-väga meeldib, nii et siis teeme ühe vanni. Anja muiduke, oi. Ja siis viimane piim ja siis lähme tuttu. Vanniks vana hea IKEA vann, mänguasjad juba sees. Termomeeter ka. Ja laseme vett täis. Teeme siin praegu Martaga vanni ja siis jäin lihtsalt mõtlema jälle selle peale, et nii tore on olla lapsevanem. See võib-olla ei peegeldu iga kord mu vlogides, sest ma tahan näidata ka päriselu ja seda, kui ma olen väsinud ja tüdinud, aga ausalt, see, mis oli alguses ja see, mis on praegu, need on nagu 2 täiesti erinevat asja. Algus oli nii raske, ma ei saanud
mitte midagi tegelikult aru, nagu mida ma tegema pean, mis teda aitab, kuidas talle toeks olla. Need meeletud gaasid, refluks, noh, kõik siuke teema, millega see tegelikult ei ole ju nagu varem kokku puutunud. Ei oska ka oma last kuidagi aidata. See oli tõesti väga raske aeg. Ja nüüd, olles suhelnud sel nädalal Bertaga ja Merkaga, kõlavad täpselt samamoodi, kes on nagu sama vanade laste emad, kui on Marta, siis lihtsalt oleme tõdenud kõik 3, et nii tore, lihtsalt nii tore on olla lapsevanem, nii äge, et nad on juba nii iseseisvad, uudistavad ringi, vaikselt proovivad püstajad ennast, oskavad silmkontakti luua, suhelda oma pudikeeles, ei ole mingit gaaside teemat, refluksi jääb aina vähemaks. Martal küll mingid päevad on, kus ta tuleb täiega palju seda piima üles, aga need on tõesti nagu üksikud päevad ja see on lihtsalt nii tore ja nii nauditav. Ja noh, jällegi, kellel ei ole olnud neid refluksi teemasid ja oli siuke rahulik beebi esimesed elukuud ja nüüd on raske, siis ma saan aru, et teie jaoks on see võrdlus hoopis teistpidine, on ju. Aga mina võin küll öelda, et lihtsalt nii nauditav on see aeg praegu. Ja ma siiralt tunnen, et ma olen emaks loodud ja ma lihtsalt nii väga naudin oma elu praegu. Ma lihtsalt tahan selle siia välja öelda, sest ma tunnen seda oma südames ja ma tahan, et see jääks ajaloo arhiividesse, kui väga ma naudin oma praegust eluetappi. Ja ma arvan, ma siinkohal tõmbangi otsad kokku. Marta ütleb ka aitäh, et vaatasite. Ja ma jäin mõtlema, kas me peaks tegema mingi video, kus me ühe päeva jooksul näitanud põhimõtteliselt kõike, nagu kõiki detaile meie päevast, et mida me teeme päeva jooksul, mida tähendab olla kodune ema, mida tähendab hoolitseda beebi eest, et ma lihtsalt jäin mõtlema, et võib-olla võiks siukse video teha. Andke mulle teada kommentaarides ja näeme teiega juba järgmine kord. Tšau!